Ja nüüd on meil siis vaade selle samale sillale, kus me just äsja olime. Ning nagu me siit näeme, siis on see vaade täiesti võrratu. Siit samast sillast algas siis Don Quijote tee, mis läks üle sealt taga nõlval olevale mäkketõusule ja sealt me saime siis aimu ka sellest raske teekonna iseloomust. Seda silda hakati ehitama kuskil 15. sajandi teises pooles ning selle silla ehitamisel kasutati samad tehnoloogiat, nagu selleks on Rooma akveduktiid ning loomulikult on ka see silla eripära see, et see sild on ainukene sild, mis viis Toledost lõuna poole otse. Et La Manche maakonna ühine osa oli see, kus tunti rõõmu nendest asjadest ja tehti igasugu muud huvitavaid ettevõtmisi. Ning kui me liigume siit edasi, me näeme, kust sealt poolt vaadatuna oli see müür oli tunduvalt kõrgem. See müür oli kõrgem isegi kui see koht seal. Ja kui me siit edasi nüüd läheme, siis me näeme, seal on väike lennuk, et siin selle koha peal sai teha igasugu lahedaid asju. Nii. Siit edasi minnes me näeme kaitsevalli ümmargusi osasid, mida ehitati 16. sajandi teisel poolel, parandati neid kohti. Siin on üks uks sisse jäänud ja see uks müüriti kinni, kui asi oli nagu siit kaudu enam ei käidud liiga palju. Siis see vahitorn oli, siit vahitorni kaudu oli üks teine ajutine sild vahepeal, kus saadi ka kuivajalaga üle jõe. Siis see torni osa on pooleldi lagunenud, et seda hakatakse renoveerima peagi. Ma loodan, et lähiajal. Aga liigume nüüd edasi. Siit, kui me sisse nüüd vaatame, me näeme välja lendavaid tuvisid, tuvipesasid ja täissitutud seinasid. Seda nimetatakse kui kõlakojaks. Siit saab üles vahitorni minna. Tulge aga järgi, ärge kartke. Siit minnes me näeme vapustavat vaadet samamoodi linnale. Hallo, kaameramees, palun ärge kartke! Lammas! Tule üles! Okei. Lähme siis siia ülesse. Ja siin üleval me näeme autosilda. Noh, kus jäid? Päev pausile.